Tere! Minu nimi on Olari Miiter. Olen tehnoloogiaentusiast ja AI koolitaja ja oma tänases podcastis Vähem IT-d palun ma katsungi välja uurida, kuidas vähendada juhtide niigi suurt halduskoormust ja et IT ei tekitaks seda juurde. Oma eelmistes podcastides me juba puudutasime teemasid AI-st, küberturvalisusest, strateegiatest ja tänases podcastis me paneme fookuse sellele, milline näeb välja üks IT-töökoht, millised arvuteid kasutada, milliseid tarkvarasid kasutada. Ja selleks oleme täna stuudiosse kutsunud kaks ägedat härrat, Rudolf Purge Teliast ja Martin Kristenson FleetFoxist. Ennem kui me teema juurde lähme, siis mul oleks väga hea meelt kuulda sellest, et millega te täna tegelete ja millega FleetFox tegeleb. Tahad sa pikka lugu või lühikest? See on sinu otsustada. Sul on nii põnev story, et ma arvan, et seda võib natuke pikemalt rääkida. Aasta siis oli, 9 aastat oleme tegutsenud, ehk siis FleetFox on siis äriautoparkidele suunatud teenuslahendus, mis katab siis kõik sellised lihtsamad teenused, käed küljes teenused, see tähendab sealhulgas autopesu, visuaalne kahjude kontroll, autode liigutamine, tankimine, vedelikud, lisad, kõik sellised asjad kokku. Et see on nagu pealiskaudselt see, mida siis me autodele pakume ja koht, kus me siis eristume sellisest traditsioonilisest autopesust ja muudest teenustest on just eeskätt siis meie tehnoloogia, mida me oleme täna juba ligikaudu 8 aastat ehitanud, mis annab meile siis võimaluse seda teenust pakkuda täna 6 riigis, 13 linnas, sealhulgas kogu Baltikum, Saksamaa, Belgia, Tšehhi ja teha seda siis maksimaalselt efektiivselt ja niimoodi, et kasumit jääks ka siis lauale. Te toimetate 6 riigis. Kui suur teie meeskond on üldse? Kokku täiskohaga inimesi kõigi 6 riigi peale on meil täna 28. Nendest umbes 1/3 natuke peale on Eestis. Need plaanid on suured Euroopa ikkagi ära vallutada, ma saan aru. Lõpuks küll, jah. No eks meeskonna kasvuga tulevad kaasa igasugused uued väljakutsed ettevõtte juhile. Aga Rudolf, sina oled Telia-poolne tippspetsialist just sellise töökohalduse koha pealt, et äkki sa natuke räägid sellest taustast, mis see on Telia vaatest nagu? Ja, tervist. Meie tiim Telias, kus mina toimetan koos oma tublide administraatoritega, meie peamine eesmärk olekski, et iga ettevõtte töötaja, kes teeb tööd arvutiga, saaks seda teha maksimaalselt efektiivselt, et ta oleks sealjuures produktiivne, õnnelik, ei oleks töökatkestusi, et see tööjaam oleks kiire, hallatud, kui midagi juhtub, oleks abi telefonikõne kaugusel, et kõik tarkvarad, mis seal peal on, oleksid uuendatud ja sinna siis ka lisandub alati see turvakiht, eks ju, et hoolitseme ka selle eest, et kõik oleks turvaliselt seadistatud vastavalt kaasaegsetele nõuetele. Ma saan ühest aru, et kui ma näiteks teie poole pöördun ja ütlen, et mul on näiteks 5 inimesele vaja luua üks korralik töökoht, siis ma põhimõtteliselt võiks kõik nagu asjad teie käest korraga saada. Jah, absoluutselt, et meie kliendi portfell on täna päris suur, haldame umbes 38 000 tööjaama nii era- kui avalikus sektoris, natukene kogemust on. Hea kuulda. Selle pinnalt julgeme kindlasti soovitada vastavalt ettevõtte suurusele ja profiilile. Aga Martin, sa just mainisid ennem, et sul on peaaegu 20 inimesi seal, et te kasvate Euroopas, et küsimus on selles, et kuidas seda töökorraldust nüüd teed, et kas on selliseid väljakutseid ka nagu töökorralduse organiseerimises, on see arvutitega, tarkvaradega, uued inimesed tulevad, erinevad soovid, erinevad arvutid, erinevad tarkvarad, kõik mida kõik tahavad kasutada? See on hea küsimus, selles mõttes minu arust läheb väga hästi selle saate pealkirjaga Vähem IT-d palun, ehk siis üks viis, kuidas vähem IT-d saada on te startup, pole tehnoloogia ettevõte. Ehk siis ma ei ole ausalt öelda väga palju kohanud seda probleemi, kuna inimesed, keda me värbame, on juba eos IT-teadlikud, et minu töö on lihtsalt neile see MacBook lauale panna ja oma Windowsid seadistamised ja kõik muud asjad saavad nad ise tehtud ja kuna oleme siiski, ütleme, väiksemapoolsem ettevõte, siis oleme ka selles mõttes natukene
lahtised ka kõikide nende igasuguste platvormide kasutamisel ja nii edasi. Ehk siis täna ma ütlen ausalt sellist nagu tugevat silmapaistvat probleemi nüüd selles osas, et tuleb uus tööline ja talle mingisugused seadistused teha ei ole kuigi palju näinud. Et sa oled selles mõttes nagu õnnistad, et sa veel nagu tohutu halduskoorma saanud siis nagu jaga veel? Veel on see, ma arvan, see põhivõtmesõna siin, eks ole, et kahtlemata, kui meil oleks täna 1000 korda rohkem kliente ja teeme 1000 korda suuremat ettevõtet, siis see probleem on ju ise ka, mis tegelikult ajas kasvab, eks ole. Et täna lihtsalt ma ütlen, need positsioonid, keda meie oma tiimi võtame, kes meil on, eks ole, et need tüüpiliselt tulevad ise juba selle piisava IT-teadlikkusega tiimi. Et sa andsid mulle siin hea mõtte küsimuseks Rudolfile, et sa ütlesid, et 38 000 töökohta täna haldate, et kas see on üsna tuttav probleem sulle, et inimesed ütlevad, me teeme ise kõik ära ja proovime ise sättida kõik asjad ja siis ühelt maalt asi kipub nagu kokku jooksma ja keegi ei suuda seda hallata. Et kuidas sinu kogemus sellega on ettevõtete vaates? Ja see olenebki, missuguses etapis oma eluteel ettevõtte endaga on, eks ju, sest et kui me hakkame nullist uut ettevõtet looma, siis kui me oleme siin 2-3-5 keegi ei hakka ju kohe mõtlema, et nüüd hakkame siin hirmsasti IT-d juhtima ja mingisuguseid IT-eeskirju ja reegleid kehtestama. Et IT ja selle standardiseerimine ja nende protsesside väljatöötamine käibki koos ettevõtte enda elukaarega ja kui ollaksegi juba mitmekümne pealine, pilt hakkab natukene kirjumaks minema nii tarkvarade kui seadmepargi vaates, siis ongi tavaliselt see esimene koht, kus hakatakse vaatama, et kas ma nüüd olen juba piisavalt hoolitsenud sellest, et kõik see mul toimiks ka jätkusuutlikult, kas ma saan tegelikult aru, mis mul masinapargi vaates üldse toimub, mis mul elukaared on ja kõik see. Et loomulikult me näemegi seda, et see on ühel hetkel iseenesest tekkiv olukord ettevõtte arengufaasis ja siis tulebki uus valdkond endale sisse võtta, et nüüd hakkame siis arvutiparki ja selle elukaart kaldama. Sest Martin siin mainis, et inimesed ise nagu leiavad endale siis mingi masina tarkvara, et kuidas see nagu ettevõtte kasvu juures nagu määrama hakkab, et igalühel oma lemmikud tarkvarad, igalühel oma lemmikud arvutid, kes ta PC, kes Maci, et kuidas selles vaates nagu haldamise koha pealt on, siis kui on hästi palju erinevaid tarkvarasid ja kuidas see sinu vaatest on? No Martinit kui ettevõtte juhti ja omaniku eelkõige selle koha pealt võiks võib-olla huvitada just ka kuluefektiivsus, eks ju. Kui sul on eri tarkvarad, siis võib-olla sa pead igale tüübile selle siis eraldi ostma ja lõppkokkuvõttes sa ei ole ka seal tingimata efektiivne. Sa saad ühtsete lahendustega olla kuluefektiivsem. See ei ole ilmselt mõistlik, et osad kirjutavad oma dokumente Wordis ja osad seal Google Docsis, eks ju, et sa ikkagi tahad mingeid asju hakata kohe nagu koondama, mis katavad sarnaseid funktsioone. Aga ongi arvutipargi vaates jällegi ei ole ühel hetkel efektiivne ka neid hallata nii, et ühel mehel on Dellid, teisel on Lenovod, kolmas on Maci peal. See võib nii olla, aga kas või näiteks osakondade lõikes. Aga ikkagi, mida kirjumsuse pilt on, seda keerulisemaks järjest suurema töötaskonna nagu läheb. No ja see tekitaski mulle sellise küsimuse, et väike ettevõte küll, et inimesed vaatavad ise arvuteid, aga kas ettevõte ostab need arvutid välja või ta võtab kuskil teenusena sisse? Kuidas teie seda lahendanud täna olete? Igatepidi vastavalt olukorrale, kui kontojääk on parasjagu väike, vaata startupidel on ju see, vaata, et elame investorrahast investorrahani mingit aega vähemalt, eks ole, et siis kui on vähem raha, siis oleme kasutanud finantseerimisteenuseid, kui on rohkem raha, siis ostame nad välja, aga selles mõttes, et igal rollil vastavalt sellele, kui võimast arvutit tal nagu vaja võiks minna, ikkagi see eelarve on nagu rolli spetsiifiline, et arendajatel on nagu ilmselgelt vaja tugevamaid, võimsamaid arvutid ja nad eelistavad tihtipeale Lenovoid ja sellised arvutid või MacBook, eks ole. Aga selles mõttes, muidu me hoiame nagu selles mõttes vabana seda, et kui on keegi, kes on harjunud PC-ga, siis ta võtab PC, aga seesmiselt nagu naljaga pooleks me ikkagi nagu natuke naeruvääristame seda PC-d, et ikkagi Mac on ikkagi palju ägedam. Ja, aga ma saan aru, et igasuguste tarkvarade ja seadmete hankimisel on teil siin nagu vaba limiit.
võtta seda me tahad või on mingi limiteeritud veel? No me kasutame sellist tarkvara nagu Bayhawk. Bayhawkis on võimalik teha kõikidele töötajatele selline virtuaalne kaart, panna sinna eelarve peale ja see on eelarve, millega ma usaldan sind, et sa võid võtta omale milliseid tarkvarasid sa ise nagu piltlikult öeldes tahad, eks ole. Ja selles mõttes jah, see on nagu iga inimese nagu enda valida, olgugi, et meil on mingisugused süsteemid, mida me kasutame ettevõtte ühtselt nagu Notion, Slack ja mingi ChatGPT ja sellised asjad on ju, või Google lahendused ja nii edasi. Aga teoorias, kui kellelgi on nagu rolli spetsiifiliselt mingisugune äge tarkvara, mis aitab tal efektiivsemalt töötada, siis selles mõttes me kätt ette ei pane. Ühesõnaga võib juhtuda olukord, kus 20 inimese kõikidel on erinev tarkvara. Jah, kui me räägime nagu sisse ostetud teenustarkvaradest, siis jah, võib küll olla jah, aga nagu ikkagi nagu need tuumiksüsteemid, mida me kommunikatsioonis kasutame ja nii edasi, need on ikkagi nagu kõikidel samad, aga ütleme, ma ei tea, sa oled näiteks HR inimene ja sa tahad mingit väga spetsiifilist tööriista, mis mingit X tegevust sul nagu efektiivsemaks teeb, siis ja see on mingi paarkümmend toltsi kuus, go ahead, ma ei pane sulle kätte ette, aga kui see on mingisugune platvorm, mis on paar tuhat kuus, ilmselgelt selle me peame nagu juhatuses või juhtkonnas läbi käima. No kõlab mõistlikult, aga mul on küsimus siin Rudolfile, et kas on olnud sinul kogemust ettevõtetega, ütleme selle 38 000 ettevõtte seas, et kus nagu seadmete või IT-korraldused tõttu on jäänud nagu päriselt nagu töö seisma? Tööjaam on selline, kuidas ma ütlen, natukene ikkagi kogu sellest kesksüsteemi osast samm nagu kasutaja poole, eks ju, et sellist asja ei juhtu, et kõikidel ettevõtte töötajatel tõenäoliselt korraga nüüd hommikul masin käima ei lähe. Kuigi sellist asja ei saa nagu selles vaates välistada, et on ajaloos olnud selliseid Windowsi uuendusi, mis ikkagi teevad katki kas osa või suurem osa arvutipargist, see võib nagu juhtuda. Aga õnneks tööjaam ikkagi, isegi kui võrk ära kaob, siis offline'is ta sul käima läheb, iseasi palju sa tänapäeval ilma võrguta tööd saad teha. Et pigem on jah, täna just kriitilisem pool tagada see ühenduvus, eks ju, et riistvararikked ja OP-süsteemi sellised rikked, mis täiesti nagu halvavad, on pigem haruldased, aga peab siis vaatama, et see andmesideühendus oleks tagatud, et sul ikkagi, kuna sul enamus töövahendid tõenäoliselt täna juba pilves on, siis sul peab lihtsalt olema internetiühendus stabiilne. Aga siit selline mõte, mida ma tahaks nagu võib-olla teiega mõlemaga rohkem lahata, on see, et meil on olemas võimsad tööriistad, et inimesed saaks nagu ägedat asja teha, eriti startupis on hästi tähtis, et kiiresti peab asi liikuma ja midagi tohiks kinni kiiluda. Et siis on selline nagu küsimus, et kas on mingi selline tööriist, mida sa näiteks Rudolf täna võid nagu julgelt välja öelda, et kui te seda kasutate või neid tööriistu kasutate, siis te olete nagu oma tegemistes nagu efektiivsed. No ma mõtlen näiteks, ma ei tea, sidepidamine erinevas piirkonnas oled, Teams ja või Slack oli siin käis läbi, et oskad sa nagu profina öelda, et millised nagu sellised tööriistad võiks olla nagu, mida võiks nagu kaaluda? No meil siin Euroopas peaasjalikult ikkagi kas Microsoft 365 või Google Workspace on kõige enam levinumad, eks ju, et mida kasutatakse. Loomulikult sa võid panna ka kolmandatest juppidest kokku. Siin käesoleval aastal on see natukene teemaks tulnud, me ümberringi kuuleme, et kas peaks Ameerika kesketest süsteemidest kaugenema. Entusiastid on siin hakanud ka välja pakkuma, et millised võiksid need olla Euroopa põhised alternatiivid. Aga vaatame loomulikult, mis elu toob, aga täna ikkagi nii Microsoft 365 kui Google Workspace siis oma töökindluse ja funktsionaalsuse poolest mõlemad, ma ütleks, väga efektiivsed süsteemid. Et ei pea nagu kaugemalt otsima. Aga kuidas see trend täna on nagu ettevõtete seas, kas nad nagu ostavad omale kogu selle staffi endal ise,
oma eelarvest või nad rendivad neid, kuidas sinu vaates see praegu, sest sa oled ju väga pikalt selles valdkonnas olnud ju? Kui sa räägid nii-öelda nendest platvormidest, mida just nimetasin, siis seal on sul teenuspõhine mudel, seal sa ei saa midagi omale päriseks osta, eks ju, sa tarbid teenust mingisuguse perioodi peal, kas ostad endale litsentsi kuu kaupa või aasta kaupa, et seal sa jah, enam midagi päris omale ei ostagi. Sest kui ma räägin sellest, et võimsad tööriistad on olemas, arvutit ongi vaja võimsat ja kaasaegse tarkvarad, et ma tean ise enda käest seda vähemalt, et mul on ägedad tarkvarad olemas, kui palju ma seda ressurssi päriselt nagu ära kasutan, ma maksan küll erinevat kuumaksu selle eest, et kuidas teil ettevõttes see on, et need tarkvarad, mida te sinna ostate, sina ju vastutad selle eelarve eest seal, et kas inimesed kasutavad ka neid? Või see on niimoodi, et ostame ära ja tiksub seal mingi tarkvara mul ja siis, jah, mul tegelikult polegi seda vaja, siis vaatame järgmist tarkvara ja... Olari, vaata, kus on probleem, seal on lahendus, et on olemas ka täitsa eraldi tarkvara, mis tuvastab tarkvarasid, mida sa ei kasuta. Okay. Ehk siis see ongi üks Payhawki näiteks suuri eeliseid, et kui seal ongi mingisugune tarkvara, mida keegi ei ole kasutanud, siis me näeme seda ja tegelikult siis saab need asjad kinni panna. Ja tegelikult ega me ei ole nüüd nii suur ka, et ma ütleks, et meil mingi 100+ tarkvara nagu korraga kasutusel on, et vajaduspõhiselt vahepeal on võib-olla mingit konkreetset ülesannet vaja teha, siis ma võib-olla panengi 1 kuuks omale selle tarkvara peale, järgmine kuu ma panen ta kinni, on ju. Et ma ütleks, et see ei ole nii akuutne probleem, et me peaksime nüüd jälgima, et kas need 5–20 eurose kuutasuga tarkvarad saavad nüüd täit kasutust või mitte, aga hiljem, kui me näeme mingit mustrit, et kuule, sa tõesti ei kasuta, siis pane kinni. No võib-olla väiksemas ettevõttes sa ei pane seda kulurida nagu tähele, aga vaata, kui sul on juba 50 töökohta ja 100 töökohta, siis see kulu on juba nagu märkimisväärselt suur. Aga see oli huvitav tööriist, mida sa mainisid, et ma isegi ei ole kuulnud sellist tööriistast. Või neid on palju. Et saab kontrollida, nagu, et kui palju kasutatakse. Ja. Et aga näiteks täna on ju sul enda ettevõttes samamoodi, et inimesed töötavad ju tegelikult erinevates riikides sul. Ja nad, jumal teab, kus kohas nad parasjagu siis oma töökohal on, kas nad on kontoris kuskil või teevad seda kodust või lennujaamast. Kas teil on olnud sellised olukordi ka, kus on tekkinud näiteks mingi turvarisk just tänu sellele, et inimesed töötavad eri kohtadest ja ma ei tea, mõni logib kuskil avalikku võrku sisse ja... Jällegi ütlen, et ei ole tuvastanud, et selliseid probleeme tekiks. Ma arvan, et see tuleb võib-olla lihtsalt väga Fleetfoxi spetsiifiliselt ka, et kui me oleks mingi teises sektoris, teise suurusega, mis iganes, nagu siin ka algselt sai mainitud, siis see risk on ka oluliselt suurem ja tõenäosus on, et midagi juhtub, on ka suurem. Aga meie puhul lihtsalt Fleetfoxi spetsiifiliselt see äri, kus me oleme, siin ei ole nagu kuigi palju, muidugi ei saa öelda, et ei ole, aga ei ole kuigi palju sellist põhjust mingisuguseid turvariske nagu ka tekitada või kellelgi mingit kasu sellest saada. Ehk siis ma ütleks täna, et ei meil seda nagu kuigi palju ei ole tuvastanud. Ja see on selles mõttes tore kuulda. Aga ma loodan, et ettevõtte kasvades sa saad sellised head probleemid juurde, siis näitab, et ettevõtte kasvab. Selles ei ole mul kahtlustki, et kogu see asi, nagu Rudolf ka mainis, et see asi käib faasiti, et kui ettevõte ise kasvab, tekivad uued rollid ettevõttesse, uued mingisugused vertikaalid ja nii edasi, et siis see risk ju ilmselgelt suureneb, et siis tuleb ka sellega tegeleda ja ennetlikult, mitte siis, kui see pauk ära käib, aga see ongi nüüd võib-olla siis ütleme nagu tippjuhi töö, jälgida oma ettevõtte seda kasvukäiku ja nagu tuvastada varakult neid hetki, kus kuulge, meil on nüüd selline nagu turvarisk on nagu suurem, kui ta varasemalt oli, kas me nüüd, ma ei tea, võtame mingi inimese tiimi või kasutame Telia teenust või mis iganes. Et see on nagu niisugune elav organism, ütleks. Sest olles ise ka ettevõtlusega nagu tihedalt seotud olnud ja meeskondas ennem juhtinud, siis arvutite ja tarkvara hankimine on alati olnud selline nagu väljakutse, sest kui tippspetsialist teab, et mingi tarkvara on hea, siis mina juhina pean mõtlema, et huvitav, kas mul seda tegelikult päriselt ka nagu vaja on, et pean isegi natuke tutvuma selle tarkvaraga. Aga millised on sellised suuremad nagu riskid erinevate tarkvarade ja arvutite hankimisel näiteks, et mis võib nagu minna valesti, võib hakata eelarvet sööma näiteks?
arvutipargi vaatest ma ütleks, on esimene risk see, kui sa ei ole enda jaoks mingid põhireeglid nagu paika pannud. Et esiteks soovitaks ikkagi vaadata äriklassi seadmeid, on küll natukene kallimad, aga ka ikkagi kvaliteetsemad ja pikema garantiiga, eks ju, tavaliselt. Samuti on neil Next Business Day on-site garantii tihtipeale lubatud, mida tavakasutaja või kodukasutajale mõeldud seadmed ei oma. Et see võiks olla, samuti eelarve vaates võikski enda jaoks välja mõelda, et mis meil see seadme elukaar siis on. Et kui on ta siis 3 aastat, 4 aastat sülearvuti puhul näiteks ja mis saab siis, kui see aeg ümber saab. Tarkvarade vaatest on mõnes mõttes lihtsam, mõnes mõttes keerulisem, et kõiki maailma tarkvarasid niimoodi, kuidas öelda, valideerida turvalisuse vastu endal on niikuinii keeruline, et pigem seal natukene vaadata internetis ringi, et uurida natuke tausta, mis selle tarkvara tootja ja konkreetse toote arvamused ja review'd on, eks ju. Et kui on ikkagi niši värk ja seda arvamust seal liiga palju ei ole avalikus ruumis, siis on küsimus, et kas seda tasuks nagu võtta. Et ikkagi tänapäeva internet on suur kogukond, kus kõikide spetsiifiliste tarkvarade kohta tõenäoliselt ikkagi ka mingisugust infot leidub ja siis saad seal kas või AI-ga konsulteerides nõu, et millise me siis nagu võtma peaks, eks ju. Aga ma ütlen jah, et põhiasjad, mis on sul seal 365 või Google Workspace'is, et seal ei ole nagu küsimust, et pigem sa selle valiku teedki ettevõtte suuruse ja profiili pealt ja samuti siis pead vaatama, et sul inimesed oskaks neid kasutada, eks ju. Tõsi, et mul tekkis siit selline küsimus, et see on võib-olla natuke trikiga küsimus ka, et oletame, et ma tahan olen otsustanud, ma teen oma väikese ettevõtte, mul on seal niisugune 4. punt, kellega koos hakkame toimetama. Me ei ole väga IT-teadlikud, ma oskan küll arvutis kirjutada mõne dokumendi ja e-maili valmis, aga kas ma saaks teie käest nagu abi, et ma tulen teie juurde, ütlen, et teate, mul on niisugune värk, et mul on siin 5 inimest, tahame asja püsti panna, ma arvutis ja midagi, ma turvalisest üldse mitte midagi ei tea, AI-d ma olen natuke näppinud, et kas te aitate mulle asja kokku panna, et me teeme siin väikest disaini ettevõtet tahame teha ja aga mida mul selleks nagu vaja on, suudate aidata mind siis? Jaa, absoluutselt, et kui me räägimegi sellisest meie ajaloolisest töökohtade haldusteenuse valdkonnas, siis me tänaseks olemegi jõudnud sinna, kus me teeme väga palju proaktiivselt kliendisüsteemides ja ka tööjaama tasandil ära selleks, et kõik oleks võimalikult hästi. Ajalooliselt oli pigem IT-haldus see, et kui läks katki, helistasin IT-poisile, tegi korda, eks ju, aga täna me ikkagi ehitame juba tööjaama tasandil ja piljasüsteemide tasandil asjad üles nii, nagu tänapäeval peaks. Ja soovitame siis mingeid konkreetseid turvameetmeid ja võib-olla ka operatsioonisüsteemi seadistusi, eks ju. Et ei pea parooli toksides arvutisse logima, võiks tänapäeval ikkagi endale selle Hello for Businessi sõrmejälje logimise ära seadistada, eks ju, kiirem, mugavam ja mis iganes alates 365 pilve turvamisest, mis ka ei ole absoluutselt lihtne tegevus, Google'is samamoodi. Et kui tullagi sellise sinu hüpoteesi pealt, et ma nüüd hakkan nullist tegema, mul on 5 inimest, ma ostan neile eelmised arvutit, teen selle esmase näiteks 365 või Google'i subscriptioni ära, siis seal ka tuleb juba hakata mingeid turvaseadistusi üle vaatama ja nüüd see ongi küsimus, et kas on siis endal pädevus seda teha või võiks võtta mõne eksperdi kõrvale, et see asi koos üle vaadata ja leppida kohe kokku, et mis saab siis ka edasi, kui ettevõtte kasvama hakkab, et see püsiks turvaline. Ja sellepärast ma seda küsisingi, et eestlased on üsna sellised ettevõtlikud ja loovad oma ettevõtteid ja ma olen ise ka kokku puutunud selliste väiksemate tiimidega, kes teevad selliseid väikseid asju, aga nad tõesti nagu turvaliselt midagi ei tea, veel vähemalt teavad seda, et nad saavad kuskilt mingit abi, kes aitaks neil siis neid asju hallata. Aga Martin, kui ma nüüd natuke fantaseerime. Et kui sa nüüd kerid nagu ajast tagasi, nüüd on sul hästi palju kogemust juba, 9 aastat ikkagi oled sa aktiivselt oma ettevõtted vedanud. Et kui sa saaksid nüüd alustada nagu nullist, mida sa teeksid nagu teistmoodi, ütleme, oma nagu, kas on siis nagu tarkvaradega, seadmetega või kogu selle asjaga, sest ütleme, äri
loomulikult teed pivoteid, aga tehnoloogilises vaates, mida sa teistmoodi teeksid, et kohe nagu asi nagu õige raja peale läheks sinu arust? Niisugune nagu väike mõtteharjutus. Ainukene asi, mis mul pähe hüppab, on see, et me palkasime CTO umbes 2. aastal. Ja see tuli toona eeskätt sellepärast, et investorid ei olnud valmis raha andma, et olete tehnoloogiaettevõte, kus teie CTO on. Et mina toona ise tegin mingi drag and drop süsteemides, Weeblis tegin kodulehti ja kasutasin mingit pluginaid, et see teenuse tellimine seal korda saada. Väga jõhker arendaja olin toona nii-öelda. See on võib-olla ainukene asi, et mida varem selline nagu teadlik, oskuslik inimene tiimi tuua, sest et pärast seda, kui meil tekkis selline roll ettevõttesse, siis nagu selles valdkonnas lihtsalt ei olnud nagu probleeme. Ja kui sa oled selline väga scrappy, väike, alles õppiv, kasvule orienteeritud nagu ettevõte, siis see on juba lihtsalt nagu sellist ettevõtete DNA-sse kirjutatud, et raha ei loobita lihtsalt nagu pakkides vastu seina, eks ole, et ehk siis kõik kasutasid oma enda arvuteid, mida ma ju oskan ometigi kasutada, eks ole. Kõik igasugused subscriptionid, mis me peale võtsime, said hoolikalt läbi kaalutud, sest et raha läks ju ise enda taskust toona, sest algul meil investoride raha ei olnud. Ehk siis ma ütlen, et ma võib-olla juba EOS tegime asju lihtsalt by default nagu õigesti. See, ma ei tea, õigesti võib-olla subjektiivne siin, eks ole, aga vastavalt võimalustele siis ütleks. Et muid asju ma ei tuleta, et oleks olnud mingisuguseid süvaprobleeme seal selle konkreetse teema ümber. Pigem olid probleemid mujal, et kust kliente saada ja nii edasi. Aga mul küsimus kohe, et 2. aastal otsused, et CTO võtta. Aga mis teil siis muutus? Mis teil siis nagu paremaks läks, kui te CTO võtsite? Ainult sellepärast, et investoritele meeldida või? Ei, absoluutselt mitte. See oli tegelikult osa meie visioonist juba esimest päevast alates, eks ole, et lihtsalt esimese versiooni me 3 panime ise kuidagi nipet-näpet kokku, et saaks nagu tõestada ära selle kontseptsiooni, mida me tahtsime toona teha, eks ole. Aga siis, kui investorid tulid taha, siis ütlesidki, et nüüd me peame nagu tase kõrgemale minema, et Martin, sinu sellest Weebly drag and dropist ei ole nagu piisav, eks ole. Ja õnneks, mis me tegime jälle õigesti, ma ütleks, on see, et me ei läinud niisugust, ütleme, kesktaseme inimest värbama, vaid nagu otsisime tõesti nagu tõsise ässa sinna, kes nagu tundis oma valdkonda nagu ülihästi. Ja mis muutuma hakkas, oligi see, et meist hakkas saama päriselt tehnoloogiaettevõte. Ehk siis me hakkasimegi ehitama kogu seda infrastruktuuri back-endidele, front-endidele. Tegime siin ju isegi auhindu võitnud kliendi äppi, mis kunagi isegi sinu taskus oli. Ei, mis on salata, mina olin ka, kui ma õigesti mäletan, ma olin vist teie esimesi üks kundesid. Olid, ja aitäh sulle sellest. Et see oli huvitav teenus küll sellel hetkel, et ise ei pea nagu enda auto eest nagu muretsema, et keegi teeb selle sinu eest ära. Aga kuidas see asi täna niimoodi käib, et väike ettevõte tuleb teie juurde ja tahab teie teenust saada? Kas seal käib mingi taustakontroll ka või kuidas see asi käib, et annate kõigile kohe võimaluse teiega diili teha või kuidas käib? Erilist taustakontrolli ikkagi ei tea, et toimuks, et võiks olla maksejõuline klient, eks. Aga me ikkagi soovime aidata ettevõtteid kõikides suurustes, eks ju, või kas ta on mis tahes arenguetapis siis oma elukaares. Et me oleme loonud selleks sellised võimalikult läbipaistvad ja kliendile lihtsasti mõistetavad halduspaketid. Ja seal on hinnastus läbipaistev, seal on sisu läbipaistev, klient saab valida endale sobiva mustvalgelt kirjeldatud halduspakettidest, eks ju, ja meie eesmärk selle initsiatiiviga luua need kontori IT halduspaketid oligi see, et klient ei pea täna ise teadma, mida ta vajab, vaid meil on põhilised valikud ette antud ja nende seast siis saab valida sobivam, eks ju. Sest et IT on keeruline ikkagi tänapäeval, seal on hästi palju liikuvaid osi, sul ongi see endpoint, sul on pilv, sul on võrk, sul on turbekiht, sul on füüsiline kontor, sul on printimine, sul on videokonverentsid ja kogu see rakenduste kiht, et see ajabki pea sassi ettevõtte juhile, eks ju, ja kuidas me seda siis kõike peame haldama.
seda me püüdsime siis oma paketeerimisega lahendada, et oleks A lihtsasti mõistetav ja B ka läbipaistvalt linnastatud. aga kas ma saan aru, et ettevõtjad on juba nagu omaks võtnud teie sellise nagu lähenemise sellele, et aitate neil paketeerite ära ja annate talle nagu valmis paketi kätte, et nüüd saad sellega toimetada? See on meil avatud kaartidega rääkides ikkagi selle aasta uus initsiatiiv neid teenuseid sellisel kujul pakkuda, et meile ka ajaloos oli kombeks pigem natukene rohkem Lego ehitada, võib-olla igale kliendile minna natukene rohkem tiipi, aga me näeme, et standardsem on esiteks efektiivsem nii meie kui kliendi jaoks ja aitab ka seda kõike kuluefektiivsemalt nagu teha, eks ju. Et jah, me ütleme, et võiks täna kasutada M365 Business Premiumi, et siis me lihtsalt haldame ja turvame sind võimalikult efektiivselt selle tehnoloogilise stacki peal. Et mul siin tekkis ka selline küsimus, et kui te töötate nagu rahvusvaheliselt inimestega, siis ma eeldan, et teil on see side, ütleme omavaheline side on ju nagu, kuidas ma ütlen, nagu turvaline, et keegi nagu kuskilt vahele ei saa sinna tulla. Aga on teil olnud ka selliseid juhtumeid, kus nagu IT poole peal on mingid asjad nagu läinud lappama, on siis nagu seadmetega või tarkvaradega seotud ja tööd takistada. On sul mingid näiteid kohe tuua? Nagu? No muidugi on, vaata siin just hiljuti oli ju, mis see oli, see suur serveri võrgustik läks maha, eks ole, meil läks ka süsteem maha, aga see läks ju globaalsel tasemel, sinna lihtsalt ei olnudki midagi teha, ega Telia oleks ka seal midagi teha saanud ja tõenäoliselt on, et kui sul on selle serveri peale kõik ehitatud, süsteemid ongi maas, õnneks see oli ajutine, on ju. Ja eks ikka on siin-seal paneme mingisuguse uue feature'i laivi, eks ole, oleme õppinud vigadest, et näiteks sa ei tee seda mitte kunagi reedele, siis ongi nagu kindlad praktikad paigas, et kuna üldse nagu mingisuguseid uusi asju laivi lükatakse ja nii edasi, et suuri selliseid meeletuid olukordi ei ole olnud, kus nüüd tõesti äri jääb nagu täiega seisma. See nüüd, kui see serveri olukord oli, siis korra nagu nii palju läks. Aga see oli õnneks nagu piisavalt ajutine, et ei mõjutanud. Aga ma tuleksin ikkagi sinu juurde Rudolf tagasi, et kui te need sellised pakette nagu ütleme, mis teil tulemas on, et need pakette välja töötate, kas te nagu mõtlete ise välja või see on kuidagi nagu tagasisidena ettevõtjatelt tulnud nende soovidest või te pakute ise välja, et siin on siuke asi, nüüd võtta see? Ei, me ikkagi vestasime väga paljude ettevõtetega, tegime pikad intervjuud ja püüdsime ka aru saada, mis keskmine ettevõte täna vajab. Niivõrd kuivõrd saab öelda ühegi ettevõtte kohta keskmine, eks ju. Aga ikkagi IT-s on sul standardseid jooni ja ka selle toe osas, mida vajatakse. Et jah, olid pikad kliendi intervjuud, kuulasime ära ja püüdsime selle panna siis enda tehnoloogilisse keelde, et pakkuda siis täpselt seda, mida vajatakse. Sest et jah, meile IT-inimestena meeldib mõelda, et me teame hirmsasti, kuidas asju peaks eks ju tegema ja et te peaks selle eest maksma täpselt nii palju, aga kuna meie ikkagi pakume teenust, siis ka vana hea ITIL-i raamistik, mille põhjal ju suur osa meie valdkonnast tegutseb, ütleb, et väärtust luuakse ikkagi kliendi ja teenusepakkuja koostöös, mitte et üks dikteerib, kuidas asi peab olema. Võin korra vahele segada. Mul täitsa nagu küsimus, sest ega ma siin podcastis ei osale ainult õpetajana, vaid ka õppijana, et ilmselgelt sul on nagu väga suur kogemus selles valdkonnas ja ma näen, et nagu mingist hetkest nagu FleetVoxil, Roadbolt on nagu sellised asjad muutuvad oluliselt akuutsemaks, kui nad täna on, aga nagu kui sa sellisel nagu talupojale selgitaksid, et nagu mida need paketid siis nagu nüüd, mis riskid nad nagu mul ära kaotavad täpselt, et see, et ei saa tulla mingisuguseid häkkereid sisse või et keegi ei varasta mu andmeid ära, et mis need nagu hästi konkreetsed granulaarsed nagu use case'id on, kus ma võin siis usaldada nüüd, et see pakett katab mul selle ära ja võib-olla jätkuküsimus on ka see, et kui te selle nagu enda peale võtate, kas te vastutate ka, et siis kui nagu ikkagi keegi saab sealt läbi ja tuleb röövib andmeid või mis iganes. Ja, see on väga hea täpsustav ja oluline küsimus, eks ju. Siin peab olema mõne koha peal hästi täpne ka mõistetes ja väljendamises, et me riske
ei suuda kunagi maandada täielikult, me saame neid ainult vähendada, mis on esimene asi, eks ju. Aga me võtame siis eelkõige ettegi just nende ettevõtte lõppkasutaja seadmete pluss pilveteenuste tasandi. Läheme seadistama seal turvaseadistusi, nii nagu tänapäeval peaks olema. Ehk kõige lihtsam asi, millest muidugi on juba aastaid räägitud, on mitmefaktoriline autentimine, mis on tänapäeval absoluutne miinimumstandard, millest paljud võib-olla ei ole kuulnud, on see, et ka sellest täna juba tegelikult ammu enam ei piisa. Näiteks 365 ökosüsteemis. Ehk et seal järgmine tase on näiteks juba conditional access'i või siis tingimusliku juurdepääsu seadistus. Ehk et isegi kui sul see MFA-ga autenditud sessioon häkkeri poolt kaaperdatakse, siis MFA sind enam ei aita kuskilt Nigeeriast selle kaaperdatud sessiooniga võidakse sinu postkasti näiteks sisse minna. Selleks ongi siis järgmine kiht turvaseadistusi, mis lihtsalt näiteks väljaspoolt Eestit sinu süsteemidele üldse kedagi ligi ei lase. Ja see on täiesti teine mäng siis juba, eks ju. Aga mis probleeme me siis lahendame? Me lahendamegi ära kõik selle, mis seostub nii laptopidega, lauaarvutitega, nutiseadmete seadistusega, kuidas sa sinna sisse logid, et see oleks turvaline, et lõppkasutajad ei saaks seal teha soovimatuid tegevusi, nimetame nii ebamugav, kui see ka mõnele ei ole, siis admin õigused me ikkagi tavakasutajale enda tööjaama ei luba. See peaks olema ikka väga selgelt põhjendatud. Võib-olla sinu ettevõttes see võib tulla kõne alla, eks just, et sul on tehnikateadlikud arendajad, aga tavakasutaja täna sellist õigust enda arvutis siiski ei peaks omama. Me haldame tööjaama keskselt, me vaatame, et tema oleks uuendatud. Ei pea kasutaja sükste asjade peale ise mõtlema, eks ju. Maksimaalselt head phishingu tõrjed, mis käivad siis e-posti pihta. Samuti hoolitseme küberturvalisuskoolituste eest. See on meil täiesti nendes põhipaketides sees, et tänapäeval, kuidas inimesed õpivad kõige efektiivsemalt, me ise Telias oleme kasutanud seda juba aastaid, on ikkagi õpiampsud. Inimeste tähelepanuvõime liiga pikaajaline täna ei ole, aga on täiesti söödav, kui sul tuleb hommikul postkast avades kohvitassi kõrvale lahendada selline 5-minutiline küberturbe õpiamps. Siis sa reaalselt viitsid seda ka teha. Mitte, et sa ei saada inimesi mingisugust tunni ajast loengut kuulama mingil turbe teemal, 10 minuti pärast kõik magavad, eks ju. Ehk siis see koolituse pool on meil seal kaetud ja ongi baasasjad siis, et endpoint turvaliseks, nutiseadmed turvaliseks, pilv turvaliseks, tugi olemas, kõik sellised põhitükid. No me oleme siin, kui me rääkisime küberturvalisusest ühes podcastis, siis oli just see sama teema, et inimesed kasutavad tihtipeale, kui on endal valitud arvutit, nad kasutavad kodus ka seda arvutit, teevad ega mingeid muid tegevusi seal, et kas see ei vii mitte nagu ettevõtte nagu riskitaset nagu kõrgemaks, et ma kasutan tööarvutit kodus ka, ma ei tea, laps mängib mul seal midagi, tõmbab võib-olla mingi mängu sinna alla. No ma olen näinud, et mõnel inimesel on näiteks 2 telefoni, üks on töötelefon ja üks on tavatelefon. Et kas mingisugused reeglistikud ettevõtte põhiselt saab ka nagu paika panna ja ära seadistada, et sa ei saa igal pool sellega igasugust nagu vigureid teha, et kui sul on ikka tööarvuti, sul on firma andmed seal sees ja autentimised igasugused, et kas keeratakse midagi lukku kuskilt või kuidas see käib? Jällegi, seal on meil välja töötatud oma nii-öelda turvabaastase, et tõesti kõikidele maailma veebilehtidele enam nendest meie poolt standardselt seadistatud tööjaamadest ei pääse. Eelkõige võiks ikkagi keskenduda töö tegemisele. Muidugi saab seal minna granulaarsemaks vastavalt ettevõtte soovidele, aga need tööriistad on meil tehnoloogiliselt juba oma teenuses sees. Et võime ka Facebooki kinni kiirata, kui tõesti ettevõtte jutt arvab, et peaks. Kuigi see võib omada muidugi vastuefekti, et inimestel on siis selline tunne, et ilmselt kontrollitakse ja ahistatakse. Et siis on küsimus, see on kokkuvõttes ettevõtte otsus. Aga ikkagi
ma ei tea, hasartmänguleheküljed ja sellised asjad keeratakse by default juba kinni tänapäeval ja noh, YouTube'is võib ju käia, sealt saab muusikat ka kuulata, aga see on ikkagi olemas, et me saame seal mingeid piiranguid seada, mis eelkõige aitaks võib-olla tööle keskenduda, jah. Tõsi, no ma olen ise suurte ettevõttega kokku puutunud ja isegi kunagi töötanud suurettevõtetes, siis see protsess, kuidas ma mingi arvuti endale sain, mingi tarkvara, siis see tundus minu jaoks täielik kosmos nagu vahepeal olemas, aga ma eeldan, et see tänapäevane lihtsamaks läinud. Aga ma ikkagi küsiks siin mõne asja juurde, et mul juhtub mingisugune jama. Nüüd, ma ei tea, ma saan aru, et ma ei saa kuskile, nüüd ei pääse enam juurde. Ennem pääse, nüüd ei pääse juurde. Näiteks mingi teenusele arvuti jookseb kokku, nupp tuleb küljest ära. Et mis siis edasi saab? Kus ma siis nagu helistan? Et tulete koha peale või kuidas käib siis? Ja, no see on, ütleme, meie teenuse selline kõige ajaloolisem ja võib-olla ka küpsem sellest vaatest funktsionaalsuseks ikkagi vana hea helpdesk või kasutajatugi, et meile saab nii helistada kui kirjutada. Me teeme täna statistiliselt kaughalduse abil korda üle 80% kõikidest muredest, mis on olnud viimase 10 aasta jooksul kindlasti kasvavas trendis just seetõttu, et ettevõtete selline tehnoloogiline võlg on vähenenud, üldine tase on paranenud ja me saamegi kaasaegsete kaughaldusvahenditega hästi palju ära teha, mis on ka meie huvi, et see oleks võimalikult efektiivne. Aga kui vaja, siis meil on ka on-site spetsialistid olemas, kes panevad käed külge sellele, mis siis kaugelt ei ole tehtud. Kuidas teil, Martin, lahendatud on see, et teil on kasutada kellegi teenust või teil on oma selline spetsialistid sees, kes on nagu 24/7 koha peal, kui midagi juhtub? See sama spetsialist ongi Mihkel, meie CTO, eks ole, ehk siis on olnud siin, ma ei tea, tehakse mingisuguseid uusi feature'eid ja siis vahepeal tuuakse update'e peale, ja siis on sul küpsised ära salvestanud selle vana versiooni ja siis mina ütlen, et miks see uuendus laivis ei ole, ja siis ta ütleb, on küll laivis, aga ma ütlen, minu arvuti ekraanil ei ole näha, saadan veel screenshot'i ka, siis ta ütleb, mine incognitoga korra sisse ja mingid siuksed asjad. See on nagu nii väike probleem, et selles mõttes meil ei ole kordagi olnud siukest probleemi, et me peame kutsuma kellegi kuskilt kohale, et ma ei tea, Windowsiga ei saa mingit tööd teha või mida iganes, ehk siis jällegi startup juba EOS DNA poolest, me oleme tehnoloogia ettevõtte, inimesed tihtipeale saavad need asjad ise lahendatud või tänapäeval on ka selline, meie ettevõtte siseselt nimetame teda chapiks, ehk siis ChatGPT, et saada screenshot sinna või küsi sealt ja sa saad sealt täpselt eesti keeles step by step juhendi, kuidas seda probleemi lahendada. No ütleme niimoodi, et IT-ettevõtted või arendusettevõtted ongi natuke privilegeeritud seisus, sest nad jagavad seda teemat nagu ja et aga ütleme, kui oled selline väike ettevõte, kes ei ole nagu IT-teadlik, et siis võib-olla võib hätta jääda, isegi ei oska nagu ChatGPT käest küsida neid asju. Absoluutselt. Aga ma siit loen välja seda, et CTO on muidu see, kes nagu ütleme, tehnoloogilises visioonis kaasa räägib ja paneb strateegiat paika ja kõik nii edasi. Aga tema on nagu natuke siis nagu tehnikamees ka seal. No kui on vaja, aga ma räägin, et seda juhtub nagu nii harva, et nüüd kuulates ka neid use case'i, mis sa välja tõid, et ma teadsin, et meil enam-vähem selline teema täna tuleb, küsisingi CTO-lt, kuule, anna mulle ülevaade, kuidas meie küberturvet ja andmete kaitset ja kõike seda teeme ja ta kirjutas mulle, ma ei hakka näitlema, et ma olen tehniline founder, ehk siis minu jaoks see pooleldi oli kõik hiina keel. Aga ma kuulsin siit kõiki neid võtmesõnu, mida sa mainisid, need on meil, olid selles nagu kirjas sees, eks ole, ehk siis jällegi, kuna ma võtsin sellise inimese, kes on meie aastaid juba olnud ja ma tean, et tal on see oskus ja taip kõik olemas, eks ole, siis ma võingi teatud mõttes pimesi usaldada seda, et mina lihtsalt küsin, mis on meie riskid ja ta toob need riskid välja, eks ole. Aga täna nagu praktikas, kui sa oled tehnoloogia startup nagu FleetFox, eks ole, siis kindlasti see vajadus on väiksem, aga seda ei saa välistada, et see kunagi ei kasva. Et ma arvan, lihtsalt ettevõte ise kasvab kunagi sellisele tasemele, kus sul on juba 100 arvutid ja 100 inimesed ja 20 riiki ja mida iganes, et siis kindlasti see risk nagu suureneb, et siis võib-olla tõesti, ma isiklikust vaatepunktist näen, et mingisuguste välisabide kasutamine sellises kontekstis on kindlasti nagu olulisemal kohal, kui ta meil täna on.
on ju. Aga noh, jällegi, kui on mingisugune teistmoodi startup, nagu sa siin tõid nagu disaini ettevõte, kellel selline use case on, siis võib-olla on juba esimesest päevast selline asi täiesti nagu mõistetav asi, kust alustada. Ettevõtted on erinevad, ma arvan, sellega oleme kõik siin nõus. Ei, no kui sul tekib suuremaid probleeme, siis see on hea probleem, sellepärast see tähendab, ettevõte kasvab, areneb ja käive suureneb ja kliente tuleb juurde. Hea probleem, aga siis on hea, kui on keegi partner olemas. Aga ma võtaks ikkagi nagu konkreetselt nüüd, et panen oma ettevõtte käima, mul on arvutit vaja. Mida ma tegema pean? Millest ma alustama pean täpselt? Ma saan aru, et arvuti ja tarkvarad, aga äkki sa ütled mõned konkreetsed asjad ka, mis tarkvarad, mida sa ise soovitad näiteks? No nagu ma ütlesin, meie oleme oma kaasaegse kontori töökoha lahenduse ehitanud Windowsi ja Microsoft 365 platvormile. Ja kui minna siis nii-öelda Greenfieldi, siis miks mitte alustada sealt. Et alustada kogu see mailindus, failindus, ühissuhtlus, alustada kohe sellel platvormil, litsentseerida kasutajad ära, koolitada kasutajad ära ja minna sealt liikvele. Riistvara tasandil on igaühe enda valik tänapäeval, tahab ta seda siis välja osta või rentida. Põhiline otsus, mida teha. Aga noh, nagu varasemalt ütlesin, et alusta vähemalt äriklassi seadmetest tee endale see teene. Et siis on lihtsalt jätkusuutlikum. Ja kui kannatab, siis ka nende mudelitega sõita nii-öelda edasi laieneva kollektiivi pealt, siis ka seda parem. See vähendab kõigi halduskoormust ja on ka sellised suuremad probleemid just arvutipargi sellisest kirjuks minemisest juba eos välditud, eks ju. Aga kui keegi tahab Maci, siis jumala eest kasutage Maci, et me saame nagu sellega ka hakkama. Lihtsalt ongi, et võtta endale vähemalt keegi selline IT-teadlik partner kõrvale. See ei pea olema ettevõte, see võib olla ka mõni sõber, eks ju, kes on tõesti tehnoloogiast nagu teavad, kuidas asjad käivad. Igaüks leiab endale lahenduse, eks ju. Et lihtsalt ei pea kõike teadma. Ei ole häbiasi endale tunnistada, et IT on täna keeruline ja ka see lõppkasutaja poolne ots on keerulisem kui kunagi varem. Aga mida mina olen nüüd tajunud ikkagi see nüüd viimased 5 aastat vähemalt, et ükskõik mis ettevõtte sa täna oled, siis tundub, et iga väike ettevõte on mingil määral osaliselt nagu IT-ettevõte, sest tal on arvutid, tal on telefonid, tal on tarkvarad, mida ta kasutama peab. Ja ma saan täiesti aru sellest, et miks juhtida see halduskoormus suureks läheb, sellepärast, et kõik vaatavad juhi otsa lõpuks, et kuule, mul on nüüd arvutit vaja, mul on uut telefoni vaja, mul on tarkvara vaja, mul on seda vaja, et siis juhtidel see koormus tõepoolest nagu kasvab suureks, sest nad peavad ise nagu need kõige targemad olema seal, aga see ei pruugi nii olla, sest ma täna saan aru, et on tekkinud terve rida ikkagi nagu teenusepakkujaid ja spetsialiste, kes siis suudavad ettevõtte väliselt tulla sulle ettevõtte sisse ja aidata neid asju korda teha, et sa ei pea kõiki asju ise nagu haldama ja majandama, et see ongi nagu väga keeruline kõik asjad endale selgeks teha. Aga meenus võib-olla üks oluline punkt veel, et kui alustada ka nullist, siis kohe alguses pead sa ära otsustama ka, kus sa hoiad enda kõige kallimat vara ehk siis andmeid, eks ju. Et kohe äritegevuse alguses sul hakkab tekkima mingisugune andmekogum. Dokumendid, whatever, eks ju, kas see on sul siis pilves või enda arvutis, see on su kõige kallim vara kohe algusest peale, lisaks töötajatele loomulikult, et selle turve peab olema from day one kandiline ja varundatud ja sellega võiks olla nullist hästi, sest et kui sa hakkad selle peale kunagi hiljem mõtlema, siis võib-olla hakkab juba mingisugune migreerimine kuskile, mis on potentsiaalselt mahukas ja ka turve ei või pruugi olla tagatud. Et see mul kusjuures see on juba hea point, et ma ei tea, kuidas sinul, Martin, on oma ettevõttes sellist asja olnud, et sinu andmed jalutavad kuskil ära kellegi kolmanda isiku kätte, kes ei ole üldse ettevõttega seotud. On seda kogemust üldse olnud? Minu andmed konkreetselt? Ei, ma mõtlen ettevõttega seotud, no ma ei tea, kliendi andmed ja kõik sellised. No eks sellised väikseid breach on ikka olnud, jah. Et noh, eriti kui on mingisugune tööline, kes on mingitele andmetele ligipääsu saanud ja nüüd läheb kusagile mujale, siis nad ka tihti võib-olla isegi tahad sa või ei taha. Sul võivad olla igasugused vinged süsteemid peale. Et noh, neil on võimalik seda screenshotida või telefoniga filmida. Et sellist asja nagu, ma ei tea nüüd, kuidas nagu
Telia-laadsete teenustega nagu vältida saab, võib-olla ei saagi, on ju, aga selliseid nagu noh, et keegi nüüd tuleb ja röövib meil andmeid või sihukest asja nagu ei nagu noh, digitaalsel kujul ei ole kohanud, sest noh, ma ise ka mõtlen, et mis nad nendega siis teevad, on ju, sest noh, ettevõte kui selline kasvab ja elatub ju tegelikult kordasaatmise võime pealt nagu suures osas, on ju, et noh, sa võid need meie autonumbrimärgid või mis iganes sealt kaasa võtta või meie kliendi, keda meil on 30 umbes, on ju, et noh, mis sa siis teed nendega, on ju, et noh, seal ei ole kuigi palju kasutegurit ja noh, andmete röövimine eeldab ka ju mingisugust ressurssi, on ju, ehk siis see ressurss peab ennast tasuma. Et noh, võib-olla lihtsalt jälle FleetFoxi spetsiifiliselt, ma ei taha nüüd liiga sinisilmne olla, et ei ole väärtuslikku andmeid, mida saab varastada, muidugi on, eks ole, neid me turvame nagu seda seal on Mihkel, kes paneb oma müürid ette, on ju, et see on nagu meie kõige väärtuslikum vara, täpselt nagu sa ütlesid, on ju. Aga ei, ma ei ole kuigi palju kohanud küll, et mingisugust nagu kriitilist sellist andmete või nagu leket oleks. Siit-sealt sellised väiksed on, aga need lahendame ära. Aga sa mainisid just seda, et okei, ma kuskilt tarkvarast laen endale mingi tabeli alla kliendi andmetega, siis noh, terve rida tarkvarasid on, mis näitab ära sulle, et sa oled mingisuguse kokkuvõtte teinud, alla laadin mingi kellaajal, on ju, aga screenshoti vastu ei saa, on ju. Kui keegi teeb screenshoti, siis seal ei ole midagi teha. Screenshoti vastu ka võib-olla juba saab. Ma jäin mõtlema selle telefoniga filmimise peale, et huvitav, kuidas seda lahendada. Et seda võib-olla peab. Vaata seal, kus on tahe, seal on lahendus, on ju, et selles mõttes, kui on ikkagi pahatahtlik inimene tiimis, ta leiab selle viisi, kuidas need andmed nagu kaasa võtta, aga noh, need üksikud näited, mis meil on olnud, kus noh, isegi oli kord niimoodi reaalselt, et hakkas kuidagi nagu välja pressima natuke nende andmetega, on ju. Me ütlesime, aga mine tee siis, mis tahad nendega. Ei tee mitte midagi, sest sellel ei ole kasvutegurit nendel andmetel, mis me oleme neile andnud, et noh, üks asi ongi rollidele vastavate ligipääsude andmine, see on juba väga tugev nagu turvamehhanism, et ei ole kõik inimesed ettevõttes saavad ligipääsu meie andmebaasile, meie IP-le, meie Drive'ile ja nii edasi, eks ole, et kõik on, sina näed seda, mis on sinu tööpositsioonil oluline ja neid kahjuks on võimalik siiski filmida ja kaasa võtta, aga noh, ma ütleks, et need andmed, mis meil paaril korral on niimoodi nagu liikvele läinud, nendest ei ole nagu nendel mitte midagi teha. Kuule, aga siin on siis nagu challenge accepted, tähendab seda, et siit ju võib täitsa uue startupi idee ju saada praegu, et kuidas turvata screenshot'e niimoodi, et keegi saaks nagu kaasa võtta seda, filmida ja nii edasi, et sul jäävad siis mingisugused andmed sinna külge. No lihtsalt niisugune nagu ulmeline mõte tundub, aga kõik asjad olid ulmelised kunagi, mobiiltelefonid ka ju. Lõpuks võtab inimene paberi ja pliiatsi ja kirjutab sealt kuvari pealt maha. Seal aitavad tegelikult juba ka lihtsalt nagu konkreetsete lepingute tegemine inimestega. Et noh, tegelikult kui sa teed juba töölepinguid ja asju, seal on igasugused ettevõtte ärisaladuste jagamiste trahvid ja mis iganes pannakse teatud määradele sisse, eriti kui sa oled veel startup, siis väga levinud on teha ju stock option plan ehk siis optsioonide lepinguid, kuhu saad veel lisaturbeid sisse panna, et noh, sa ei lähe kuskile konkurendi juurde nagu andmeid levitama, kui sa jääd vahele, siis pead mingit trahvi maksma ja nii edasi. Ehk siis noh, päeva lõpuks ma arvan, see startup idee, mis meil siin praegu sündis, sureks ära, sest et kus on tahe, seal on võimalus. Et kui keegi tahab nagu kurja teha, siis ta teeb selle, aga selleks on teised meetodid, kuidas siis karistada neid inimesi näiteks optsioonilepingu läbi, mis on kokku lepitud, et sa ei tee niisugust asja näiteks. See on fair point, et sa tood just sisse selle nurga, et tehnoloogia ei suuda kunagi ära lahendada kõiki maailma probleeme, eks ju. See on täpselt see põhjus, et jah, me soovime seadistada kõik turbenõuetele vastavalt, kuid ikkagi, nagu ka meie täna näeme, sul on vaja alati lõppkasutajaid koolitada, sest et see on ikkagi üks põhivektor ja inimfaktorist oleneb ikkagi väga palju. Tehnoloogia kahjuks ei ole ja ei saa, ma arvan, et ei saa kunagi olema 100% pommikindel. Aga meie podcast hakkab nüüd juba lõpule jõudma ja mul on teile mõlemale siis üks küsimus, et sina ettevõtte juhina, mida sa teistele ettevõtete juhtidele soovitad, kui nad ikkagi loovad omale uue töökoha, millele see tähelepanu võiks pöörduda? Oma kogemuse pealt täitsa. Et kui luuakse uus mingisugune roll ettevõttesse, et millele tähelepanu pöörata? Ma ütlen just nagu selle tehnoloogia koha pealt, et ma arvan, et mis meile kohandub ja mis on meile väga hästi töötanud, on see, et kui tehnoloogia taiplikkus on üldse nagu oluline teema, siis värba juba selliseid inimesi, tee sellest nagu värbamise osa.
kui see ei ole oluline selles rollis, on ju, no siis ära tee, on ju, aga nagu meie puhul on see oluline, ehk siis me juba värbame inimesi, kellele me saamegi lihtsalt selle MacBooki nagu ette visata ja ta saab oma tööd 100% nagu esimesest päevast teostama hakata, on ju. Ehk siis ma arvan, et lihtsalt inimese valik on võib-olla nagu üks osa ja teine asi on lihtsalt kogu see eeltöö, mida sa organisatsioonina aastate jooksul oled teinud, on ju, et ongi need siit-sealt mingisugused väiksed turbemeetodid, mida sa oled nagu loonud ja siis nende peale tasuks, ma arvan, teha mingisugune playbook, mida siis sellele inimesele nagu ette anda, aga noh, praktikas meie näitel nagu sellist playbooki näidet otseselt nüüd vaja ei ole olnud, ehk siis see tuleb kuidagi loomulikul teel meie puhul. Ja nüüd küsimus sulle, et mida sa siis soovitad alustavale ettevõtjale või siis väikeettevõtjale, mida ta siis nagu peaks vaatama, et oleks nagu töökoht kvaliteetsed tööriistadega, head tarkvarad ja turvaline? Soovitaks siis võib-olla seda, et vaadata endale ausalt peeglisse, kas see valdkond on miski, mis suudetakse algul iseseisvalt ära korraldada või võiks kohe võtta kõrvale kellegi, kes natukene kasvõi konsultatsiooni, mitte püsiteenuse vormis aitaks asjad algselt õigesti üles seada. Et nagu ma varasemalt ütlesin, tänapäeva IT, kuigi võimsa kui kunagi varem, on ka keerukam kui kunagi varem. Ei pea häbenema seda, et ise ei pruugi osata ja selleks on abi olemas. Ja ma tänan siis Martin Friedfoxist ja Rudolf Teliast, et nagu te kuulsite täna podcastis, siis te ei pea olema üksinda, on olemas spetsialistid, kes teid aitavad asju korraldada ja te saate fokusseerida sellele, milles te tegelikult head olete. Nii et aitäh vaatamast, järgmiste kohtumisteni!